Kuidas kujuneb elektri hind börsil? Euroopas arvutatakse elektri börsihind arvutiprogrammiga igaks tunniks ning igale elektrituru hinnapiirkonnale ühe korraga. Ideaalses maailmas oleks kõikidele hinnapiirkondadele üks hind, kuid päriselus mängib rolli ka riikidevaheliste ühenduste piisavus. Börsihind arvutatakse järgmise ööpäeva kõigiks tundideks eelmise päeva lõunal. Selleks kogutakse kokku kõigi börsil osalejate pakkumised. Müügipakkumisi esitavad erinevad elektrijaamad ja need pakkumised reastatakse alates odavamast kallimateni. Ostupakkumisi esitavad tarbijate nimel tegutsevad elektrimüüjad ja need pakkumised reastatakse alates kallimast kuni odavamateni. Selle protsessi käigus tekib kaks kõverat, mille lõikumispunkt ehk tarbimise ja tootmise tasakaalupunkt ongi börsihind, millega kõik edukad osalised elektrit börsil ostavad ja müüvad. Börsilt saavad elektrienergiat need elektrimüüjad, kes olid valmis oma klientidele mõeldud elektrienergia eest maksma tekkinud börsihinnast kõrgemat hinda. Tootjatega on vastupidi. Need, kes olid nõus tootma kujunenud börsihinnast väiksema hinnaga, saavad oma energiat börsil müüa. Nii tekibki iga tunni jaoks erinev börsihind. Elektrihinna kujunemisturul mõjutavad paljud tegurid, nagu kui suur on nõudlus, kui palju saab toota taastuvenergiat, kas tuul puhub või päike paistab, elektrijaama kasutatavate kütuste hind, näiteks gaasi või puiduhakke hind, CO2 kvoodi hinnad ja kasutatavad ülekandevõimsused, mis lubavad elektrienergiat transportida odavamast piirkonnast kallimasse. Näiteks soodsate tuuleolude ja madala tarbimise korral Euroopas võime näha väga madalaid tunnihindu. Ebasoodsate ilmaolude ja kõrge tarbimise korral võib olla vajadus käivitada suurte kuludega elektrijaamu, mis viib ka hinna üles. Kõrge hind ei tähenda, et elektritootmise võimekus oleks ammendunud. Elektritootmise piisavusest räägime varustuskindluse videos.